Tervitus kõigile videomonteerimise huvilistele. Minu nimi on Andres ja täna me võtame siis käsile selle renderi. Render tähendab millelegi uue seisundi andmine. Antud hetkel võiks seda nimetada veel konverteerimiseks. Mida see siis tähendab? Praegu ma olen siia töölauale tõmmanud ühe video ja tõmbame selle siis siia rajale ja selgitame siis selle renderi mõistet. Et näiteks, et ma olen teinud erinevaid toiminguid, splittinud, andnud siis sellele videole mingisuguse kiirenduse, ütleme näiteks, anname videole kiirenduse, paneme video kiiremini tööle, näiteks anname kiirendust, ma näitan teile kohe, andsime kiirendust, video töötab nüüd kiiremini, hästi kiiresti. Me oleme ju juppideks ka veel lõiganud selle, eks siin. Teeme veel ühes korra spliti. Võtame selle jupi vahelt ära, paneme hoopis siia poole. Eks, ja üldiselt igasugused toimingud. Ja nüüd on vaja see nagu kõik ühte tükki panna. See tähendabki renderit. Ehk siis konverteerimist, ehk siis mingisugusele failile uue omaduse või siis uue visualiseerimise andmine. Ehk siis nimetame seda renderiks. Lähme siis esimeste toimingute juurde, mida peab renderi puhul tegema, kontrollima. Nagu ma enne ütlesin, kõigepealt peab veendunud olema, et olete ära teinud kõige tähtsamad toimingud. Vaatame siia. Lähme Properties. Vaatame, kas me oleme igal pool ära määranud selle Disable Resample. Paneme OK. Kas me selles kontrollime igaks juhuks üle? Nagu ma eelmistes videoses ütlesin, et parem on seda kohe alguses teha, aga nüüd me kontrollime igaks juhuks üle. Paneme siia OK, paneme siia uuesti Properties, Disable Resample, OK. Nüüd vaatame, mis formaadis video on. Nii, me tahame siis tavalise YouTube'i formaati, siis vaatame, kas see nüüd vastab, mis siin sellele on siin all nurgas nagu näitab. 1920, 1080 ja 30 FPS ümardasime ära. Niimoodi. Siis minul on siin juba ära määratud, näiteks Full Resolution Rendering Quality, minul on bestiks ära määratud, et peab siis panema best, kellel veel ei ole. Et kõige parem blur type on siis Gaussian, selle jätame siia ja jällegi vaadake palun kontrollige üle, et teil siin on Disable Resample. Et siin on kolm mode'i, Smart Resample, Forced Resample, Disable Resample, veenduge, et on Disable Resample. Lähme korraks teise ekraani peale, näitan nagu te all ekraani sellele monitoril nägite, et ma seda alumist osa jällegi ei näe, eks. Et pange või saate panna apply ja OK. Aga nüüd on üks asi veel võimalik ära teha. Kui te näiteks tahate YouTube'i jaoks nagu videosid teha, et võite selle kohe näiteks nimetadagi ära siin selles template'i märgi all võite ära määrata, et see on teil YouTube'i jaoks ja hakkab alati olema nende seadistustega YouTube'i jaoks. Läheme veel korraks teisele ekraanile ja vaatame, paneme siit korraks veel niimoodi ja OK. Nii, edasi. Nüüd on vaja siis teil leida üles see nupp, kus see renderid nüüd on siis. Enne kui me asume seda renderi nuppu otsima, kus ta on, peaksid näitama, kuidas me selle ala ära määrama, mida ta siis nagu seda konverteerima või siis seda renderit tegema peab, ehk siis uue välimuse andma. Et on võimalik seda teha mitmel moel. Hoiame siin hiire selle musta tausta peal ja klikime 3 korda vasakul hiire klõpsu. Ja on kõik ära määratatud. Aga vahest siis ta määrab nagu kõik siit algusest lõpuni, nagu nägite. Teeme veel kord. Nii. Aga kui teie tahate näiteks ainult siit maalt saada, kus ma praegu hiireklõps hoian ja hakkate siis tõmbama ja tahate siiamaani,
nüüd ta siis teeb renderid ainult siitmaalt siiamaani. Et siin ka tekkisid need kaks kollast märki. Ütleme niimoodi, paneme siis, minul tuleb siis video pikkus tuleb kuskil, mis ta siin tuleb, kuskil 35 või 40 sekundit, eks. Määratleme kõik ära, selle vahemaa, nüüd ma siis teile näitangi, kus see renderi nupp on. Lähete siia faili alla ja panete render as. Nii, tulevad teile sellised lahti variandid, pakkumised, millises formaadis ja millises template'is siis nagu seda renderit sooritama hakata. Ma olen kõik asju nagu proovinud, mis võimalikke siin on, siis leidsin, et mina isiklikult leidsin, et see Sony AVC MVC on kõige parem. Ja kui te olete selle Sony AVC MVC valinud, siis on kõige parem valida siit see internet 1920 korda 1080 30p. Valime selle ära ja siis customize, siis seadistada see šabloon. Kui me vajutame siia, me võiksime siin samamoodi kohe ära nimetada, et see on YouTube šabloon, eks. Ja nüüd me peame vaatama, et kõik asjad vastaksid, siis andmed vastaksid sellele, mis me siin selle sammasratta seadistuses just selle pildi juures nagu määrasime. Et siis selle frame size, siis selle raami suurus oli 1920 korda 1080, et jätame siis selle, on võimalik siis vastavalt ka seda muuta. Siis frame rate 29,970 ehk siis nii nagu oli. Ja nüüd vaadake, et see pixel aspect ratio oleks siis see 1 ja see bitrate peaks ikka olema üle 15 miljoni, mul on 16 miljonit, annab paikimisi, see on väga õige. Nii, nüüd kui me võtame siis selle audio, kontrollige igaks juhuks üle, kas teil siin selle Indued audio on linnuke olemas. Linnuke peab siin olema, muidu jääb ilma helita. Ja nüüd, kui te audio coding mode on stereo, siis siit peaksite valima 384 000. Ja nüüd on see audio siis paika sätitud. Võtame projekt setting. Et kui me määrasime selle šablooni nimi on YouTube, et siis kui me järgmine kord valime kiirem valida, et me peaks olema siis need seadistused paigas, siis valime siit ikkagi best. Ja siis määrame OK. Nüüd, kui me nüüd järgmine kord tahame YouTube'i jaoks seadistada, võtta šablooni, et me valime Sony AVC MVC, siis template'is me saame kohe selle YouTube'i ära klikkida ja meil on juba nende seadistuste järgi kõik paigas. Niimoodi. Järgmiseks nimetame siis seda video selle nimeks, mis me paneme nimeks, kuna ma praegu tegelen siis selle nii-öelda konverteerimise või renderi õpetamisega, siis paneme siit render. Nüüd, siin selle faili nimi on nüüd render ja kuhu see fail peaks minema. Minul on siin esimene hooaeg Sony Vegas õppevideod, ehk siis siia ma tahangi, aga me võime ka siit vaadata kuhu mujale kausta seda seadistada, et minul on siin näiteks esimene hooaeg, nagu ma teile ütlesin, Sony Vegas õppevideod, eks, ja siis vastavalt siin nii nagu mul siin kaustas üles seadistatud on, salvesta. Ja siis me klikkame lihtsalt kinnitame, et hakkame nüüd siis renderit tegema. Nüüd ta näitab see, et ta siin niimoodi hakib, see on täiesti normaalne, et 40 sekundini video, siin ta nüüd näitab enam-vähem, nüüd ta siis kerib selle aja üles, et näidata enam-vähem, kui kaua see aega võtab selle renderi tegemine ja siis siin all näitab, kui kaua aega reaalselt on mööda läinud. Eks niimoodi see render toimubki.